Kui rääkida nüüd toitumisest, siis kas on olemas teatud toiduaineid või jooke, mis siis võivad vallandada peavalu teket või siis seda peavalu isegi hullemaks muuta? Alustame migreenist. Migreeniga patsiendid sageli leiavad, et teatud toiduained võivad vallandada migreeniatakke. Ja see on äärmiselt individuaalne. Ehk siis, kui me võtame näiteks 100 inimest, kel on kõigil ühtemoodi migreen, siis ainult teatud protsendil võib vallandada nende migreeniatakke näiteks juustu söömine või veini joomine ja ülejäänutel siis seda seost ei ole. Nii et kui vallandav tegur inimesel on selgunud, kas pikaajalise jälgimise või peavalu päeviku pidamise tulemusena ja see on välditav, siis loomulikult me soovitame seda toiduainet või seda jooki siis mitte tarbida. Nüüd laiemas mõttes on olemas ka sellised ained, mis võivad peavaludele mõjuda otseselt. Näiteks üks väga levinud näide on kofeiin. Me teame, et kofeiinil on nõrgad valuvaigistavad omadused. Ja kui me joome kohvi, siis iseenesest ja meil ei ole sagedaseid peavalusid, siis iseenesest midagi halba ei juhtu. Isegi on mõningaid uuringuid, mis on leidnud kofeiinil teatud ajurakke kaitsvaid omadusi, teatud haigusi ennetavaid omadusi, aga esmaste peavalude, sagedaste või krooniliste esmaste peavalude kannatajate seas on siis leitud, et sage kofeiini tarbimine suurendab peavalude sagedust. Ja kuidas see toimib? See toimib just tänu sellele, et kofeiinil on nõrgad valuvaigistavad omadused. Ehk siis teiste sõnadega, inimesel on see esmane peavalu, näiteks migreen või pingetüüpi, ja kui ta sageli tarbib kofeiini suurtes kogustes näiteks, ja selleks piiriks peetakse 100 mg kofeiini ööpäevas, mida ei soovitata neil ületada, siis aju saab sellest niimoodi aru, et nagu me võtaks kogu aeg valuvaigistid. Ja valuvaigistite liigtarvitamist me juba rääkisime, et see soodustab peavalude sagenemist. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!